Iisrael tunnustab teiste genotsiidi. See kõlab irooniliselt, kuid tegelikult ei ole. 28. juunil tunnustas Iisraeli valitsus armeenlaste genotsiidi. Tunnustatud ajalooliste allikate kohaselt oli tegemist umbes 1,5 miljoni armeenlase hävitamisega aastatel 1915–1916, mille viisid läbi noortürklaste liikumine Osmanite impeeriumi juhtimisel. Armeenlased olid arvukas kristlik vähemus, kuid ka etniliselt erinev türklastest, kellega nad praegusel Anatoolia poolsaarel koos elasid. Tänaseni pole ükski Türgi valitsus kunagi tunnistanud toime pandud julmusi ning nad on teinud kõik, et takistada teistel riikidel seda tunnistamast. Aga miks Iisraeli valitsus nüüd seda genotsiidi tunnistab? Eesmärk on vastata korduvatele süüdistustele, mida Erdogan on esitanud juudi riigi aadressil seoses palestiinlaste genotsiidiga. Alates 2023 aastast on hinnanguliselt vähemalt 73 000 ohvrit ainult Gaza sektoris, millele võib lisada Iisraeli põhjustatud ohvrid läänekaldal, Liibanonis, Süürias, Iraagis ja Iraanis. Sisuliselt peegeldavad vastastikused genotsiidisüüdistused uue vastasseisu esile kerkimist. Nõrgenenud Iraani taustal hakkavad Iisrael ja Türgi võitlema Lähis-Ida hegemoonia nimel. Möödunud ja praeguseid tragöödiaid kasutatakse pidevalt poliitilistel eesmärkidel ning isegi Pashinyan, Armeenia peaminister, on hoidunud Iisraeli operatsiooni kommenteerimast, selgitades, et ta ei soovi selle juhtumi poliitilisse ärakasutamisse panustada. Praegu on Armeenia delikaatses lepitamisprotsessis suhetes Aserbaidžaaniga ning just Aserbaidžaaniga. Ta ei saa riskida nende suhete pingestamisega. Teine riik, kes on nendesse dünaamikatesse kaasatud, on Aserbaidžaan, kelle välisminister nimetas Armeenia genotsiidi faktide moonutamiseks. Aserbaidžaanil on Türgiga väga tihedad suhted ajaloolistel, kultuurilistel ja strateegilistel põhjustel. Kuid ka suhted Iisraeliga on olulised, kuna see varustab riiki naftaressurssidega ja ostab olulisi relvasüsteeme juudi riigilt. Lühidalt öeldes käib geopoliitiline konkurents ka mineviku jutustamise ümber. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjandusest.